Tere! Eelmises videos ma rääkisin sellisel teemal nagu kõrgemad hingesidemed. Ja ma tahaks selles jätkata, ma tahan täpsemalt täpsustada, et keegi ei solvuks, miks mina leian, õigemini ma olen näinud inimeste kogemustest läbi siis elude ja läbi selle elu nii enda kogemusest kui ka teiste kogemustest, et tõeliselt kõrgemad hingesidemed, vähemalt ma mõtlen need kaksikhinge omad, mis on edasi arenenumad, on siiski alates 6. elude numbrist hingedel. Miks see nii on? Ma seletan ka. Nimelt esimese elude numbriga on seal, see on energeetiline selline algmuster. Elude numbri siis sa arvutad, kui sa arvutad kogu oma sünnidaatumi, sünnikuupäeva, kuu ja aasta kõik numbrid kokku. Ja saad kahekohalise arvu ja selle liidad ka omakorda veel ühekohaliseks arvuks. Näiteks minul on 25.05.1985. 2 + 5 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 5. Saan 35, liidan kokku 3 ja 5, saan kokku 8. Vaata, mis sul sealt tuleb ja kui sa saad nüüd, et sul on alla 6, aga sina arvad, et sa oled kõrgemas hingesidemes, siis suure tõenäosusega võib olla midagi kaksikleegi sarnast, kuid vaata kindlasti ka oma partneri kõrgem hingeside. Oma partneri, oma kõrgema hingesideme nii-öelda elude number, ma mõtlen. Et see võib ka päris palju tuua esile. Miks ma seda toon esile? Mitte, et keegi ennast halvasti tunneks, vaid et sa saaksid aru sellest dünaamikast, sellest loogikast. Ja kogu see info loomulikult, võta või jäta, see ei ole universaalne tõde, kuid see on, kuidas mina tõesti sügavalt olen korduvalt neid mustreid vaadelnud ja mõistnud. Me kõik tahame olla kõrgemas hingesidemes, kuid nooremad hinged õpivad muid asju kui teineteisele pühendumist. Küll aga iga hing, iga elude numbriga jõuab kõrgema hingesidemeni. Ta võib vilksamisi isegi näha oma tuleviku mina vilksatust. Ehk noorem hing võib näha tuleviku mina vilksatust ja ta võib tunda, et see on kõrgem hingeside. Ja eks see osati ka, võib nii olla, kuid, kuidas öelda, arvatavasti tavaliselt on see selleks, et inspiratsiooniks. Aga tihtilugu tal on selles elus väga palju, mida tal on vaja kogeda ja tavaliselt kogetakse neid õppetunde, et läbi elude siis on teatud igal numbril on oma õppetund ja tal on vaja läbi teiste inimeste või läbi elusündmuste kogeda mingeid nüansse ja sinna alla kuuluvad nii õnned kui rõõmud, kui mured, kui valud ja see kõik on vajalik selleks, et hing saaks kasvada. Küpseda, kasvada, areneda, kogemuslikkust saaks juurde. Nii et siin ei olegi midagi, ta võib tunda ja tajuda ühisväljast kedagi, kes on. Ta tunneb ära nagu iseenda tulevikus, see on võimalik küll. Kuid tihtilugu, kui selline dünaamika on, siis seal on tihtilugu võib olla väga palju arusaamatusi. Seda eriti, kui ei tunta numeroloogilist mõjutust. Loomulikult on seda võimalik niimoodi lihvida. Kas kõrgem hingeside võib olla selline, et noorem hing ja vanem hing? Ma usun, et see on võimalik. Paari suhtes ka.
tavaliselt töösuhted võivad olla neil väga head, kuid paarisuhtes seal on palju tegemisi, sellepärast näiteks elude numbriga number 3 või siis koos vanema hingega on selles mõttes, et elude numbriga number 3 ei ole võimeline väga paljuski pühenduma ühele inimesele. Et temal ongi need armukolmnurgad, draamakolmnurgad ja tahab olla tähelepanu keskpunktis ja ühesõnaga ja nii edasi, et aga vanemad hinged tavaliselt tahavad pühenduda ühele inimesele. Ja nad tahavad ausust ja austust ja siin võivad tekkida käärid. See on üks näide, eks ju. Või ma tahan sulle algselt seletada lahti, miks alates umbes 5.–6. elude numbrist on võimalik selline püsiv kõrgem hingeside. Mõistmine selles vallas on sellepärast sügavuti. Me kõik võime arvata, ka karma suhe võime arvata, et on kõrgem hingeside, kuid tegelikult see on traumapond. Lihtsalt seal on sama suur põrkub-tõmbub, aga see põrkub-tõmbub tänapäeva uue ajastu kõrgemas hingesidemes ei ole enam teema. See on ainult siis, kui inimeste sees on lahendamata teemad. Kõrgem hinge tänapäeva kõrgem hingeside on kohalolek, teadlikkus. Ja see on õpitav ja see on treenitav. Sellest peab lihtsalt teadlikuks saama ja selle pühenduma. Aga ma toon sulle näite, esimese elude numbriga õpitakse oma maskuliinsust, sellist ürgset maskuliinsust. Ja ollakse liider, ollakse võib-olla projektidega, asjadega, töödega hõivatud. Võib-olla ei ole püsivus sellise paarisuhtele pühendumisega liiga palju. Number 2 õpib naiselikkust elude numbriga, õpib oma sisemist feminini. On ta mees või naine, õpib oma sisemist feminini, intuitsiooni ja nii edasi. Tal on juba number 1 elude number kogetud, ta teab, mis tähendab ürgne mehelikkus ja ta õpib ürgset naiselikkust. Ja püüab leida sealt seoseid, mitte konflikti ega võimuvõitlust enda sees, eks ju. See on nende elude numbrite õppetunnid. Number 3 on üpriski selline raha ja töö keskne, ta tahab väga palju tähelepanu, aga samas ta on ka selline keisrinnalik, eks ju. Justkui nagu oleks püsisuhtepartner, aga ta on püsimatu, et talle meeldib tähelepanu laias haardes ja tihtilugu kisub teda sinna, kuidas öelda, kuigi talle meeldib perekond, selline traditsioonid, siis kolmanda elude numbriga ikka veel õpib naiselikkust. Ta ei ole veel selles mõttes elude numbrina 3. Ta ei ole. Keisrinna on küll küps, aga numbrina on 3 veel õpib. Ja sellepärast ta õpibki läbi karma sidemete. Draama kolmnurkade, armu kolmnurkade, läbi tähelepanu, ta tahab olla nagu ühisväljas tähelepanu nagu naba või nii, eks. Ja ta on keskendunud ka raha teenimisele väga palju. Tal on hea nina rahale nii. Ja ta on ikkagi püsimatu veel. Sellepärast on püsimatu, sest ta ei ole veel enda sees arendanud 4. eluaastat, elude numbrit, mis on mehelikkus, keiser. Ta on veel poolik. Ta arvab, et ta ei ole veel õppinud ära 4. elude numbrit, et see kogemusi tähendab. Ja numeroloogilises vaates siis ka. Ja sellepärast ongi nii, et ma keskendun nagu oma tööle ja karmasuhetele ja ta on veel poolik, eks ju, selles mõttes. Ja siis järgmine elude number on number 4, mis hakkab ehitama üles juba perekonda. Tema on küll väga kindel pereinimene keskne, aga ta on ääretult hõivatud oma mehelikkust õppima. Mehelikkust ehk siis strateegiat, süsteemi, ülesehitust, ta õpib alles algselt peremudelit. Ta tahab seda, see on tema hingekutse kindlasti
ja tal on, temaga on see, et ta on viimane etapp, kes integreerib mees ja naisenergiaid ehk kõik eelnevad 1, 2, 3, 4 eluteed, elud tal, on ta õppinud mehelikkust ja naiselikkust selle algses tasandis ja ka pisut küpsemas tasandis. Ja ta püüab seda ühtseks põimida, aga ta veel päris ei oska, et ta püüab veel. Et see 5. elude numbriga on siis see, mis integreerib mees ja naise energiaid iseenda sees alles. Paneb hiile täppi, eks ju, nagu vaatab või ta kogeb neid sarnaseid kogemusi, mis tal on varasemates eludes olnud 1, 2, 3, 4 eluteedes ja ta integreerib neid kogemusi. Ta püüab neid tasakaalustada iseenda sees. Ja siis ongi see 6. elutee, mis on tõelise olemusega kontakt, eks ju, ja hakkab selline, kuidas öelda, rohkem harmoonilistele suhetele, koostööle, paarisuhetele nagu pühendumine. Ehk siis sõprus, armastus, paarisuhe ja nii edasi. Et sellepärast ma ütlengi, et alates 6. elude numbrist on suurem potentsiaal, et ei ole sellist kokku-lahku põrkumisi ja asju. Sest nooremad hinged, nad vajavad veel läbi teiste inimeste ehk ühisvälja õppida iseennast kui tervikut. Ja muidugi neid aitab see, kui nad kohtuvad enda vanemate hingedega, kes neile seda õpetavad, aga tihtilugu nad ei ole veel valmis seda integreerima. Sest see oleks umbes nagu beebi õpiks jooksma. Et meil on vaja nagu etapid või 1. klassi õpilane või 3. klassi õpilane teeb juba eksamit. Et see on liiga hüppev, see on liiga neile üle jõu käiv ja tegelikult ebaloomulik. Ja parim, mis sa saad teha, on armastada ja mõista nende eluteed ja nende elutee dünaamikat. Ja mitte forsseerida, et ole nagu mina. Et see on võib-olla midagi, mis võiks mõelda. Ja mõistagi, et neil on läbi teiste inimeste või sündmuste või oma kogemuste elust elusse, just praegusel elusel on selline õppetund, just elusse neid integreerida. Ja sellega leppimises olla, neid toetada, olla olemas, saab olla motivatsiooniks ja inspiratsiooniks, aga see on ka kõik. Et kindlasti, kui nad väga pingutavad nooremad hinged, on võimalik ikkagi pühendunud suhe kõrgemas hingesidemes noorema hingega, kuid see vajab väga palju pingutust ja siis see ongi valiku küsimus, kuidas keegi soovib. Aga kindlasti hea tahte baasil on kõik võimalik. Lihtsalt, et ei tahaks, et keegi tunneks ennast ebapiisavana või et ta tunneks, et keegi forsseerib neid, ole nagu mina, et siin peavad hästi olema. See on võimalik siis, kui ollakse hästi leppimises ja mõistetakse, et õppimises. Ja sünkrooniline koostöö, kui teineteist täiendav koostöö on, austav ja täiendav koostöö, siis on see võimalik, kuid lihtsalt väga suur enamus kogemustes on selline, et nad on väga püsimatud ja võib-olla vanemad hinged, kui nad ei tea numeroloogiat, nad võivad olla võib-olla mitte nõudlikud, aga seal tekivad arusaamatused, kui ei teata numeroloogilist mõjutust. Ja mõnikord on nii, et kui teatatakse, siis ikka ei aktsepteerita või lepita olemas, et nagu asjad on. Sest areng käib etapiliselt ja selleks on vaja aega ja ruumi. Ja see on tegelikult ilus protsess, sest me kõik oleme olnud esimesest elutee numbrist kuni lõpuni välja, eks ju. Ja me kõik saame selleks vanemaks hingeks kunagi. See kõik on nagu ringluses, kuid lihtsalt see võib olla. Ja nagu ma ütlesin, mõnikord on nii, et ühes inimeses võib olla mitu kogemust. Vaat see on ka erand. Et kindlasti erandid kinnitavad reeglit. Et on võimalik ka nii, et noorem hing ja vanem hing on kõrgemas hingesidemes, sest nad tunnevad teineteist ära sellisel eetertasandil.
ja võib olla nii, et nad võivad olla isegi pikaajalises suhtes, aga see on erand selles mõttes, et ollakse teadlik ja austav sellest erisusest ja on kokku lepitud hingeliselt, et üks ja sama inimene, dünaamiline vanem hing lihtsalt on valinud või noorem hing on valinud teda, et ta õpetab talle erinevaid dünaamika, aitab läbida tal hingekogemusi mitte mitme inimesega või karmasidemega või olukorraga, vaid neil on kokkulepe selline oma usaldusruumis teemade läbimine sellise ühe inimesega. See on ka võimalik. Mul on endal see kogemus olnud olemas ja see on võimalik, aga siis tuleb aru saada, et siit tuleb välistada sellise projitseerimise, mis on salakaval. Siin peab olema ikkagi mõlemapoolne teadlik otsus sellega ja valik. Ja kas see on kerge protsess? Kindlasti mitte. See on ikkagi suur vastutus ja koorem sellele, kes on nagu õpetaja. Ta peab päris palju kandma selles osas. Ja kas siis on võimalik päris paljusid elusid nii-öelda protsessida, aga see on, kuidas öelda, väga suur koormus võib olla, et sööd töö sellele ja kas selle on ka tulud, tihtilugu mitte, sellepärast, et see elutee number, mis on inimestel, see on määratud neile selles elus, neil on vaja kuidas öelda, niimoodi ei saa, et sa hüppad 4. kuhugi 8. Sa pead ikkagi läbi kogema. Lihtsalt sul on edaspidistes eludes kergem, kui sul on selline tänuväärt vanem hing tekkinud sinu teele. Ja see võib olla ka selline nagu kas vanaema või see võib olla ka sinu partner küll või keegi on ju, kes kuidagi jagab midagi ja sul on nagu taipamised järgnevates eludes ehk vaheeludes kergem, aga see on haruldane juhus. Aga selliseid juhuseid on ka olemas, jah, tõepoolest. Et tean enda kogemusestki, aga see on väga-väga koormav, seda eriti, kui see noorem hing ei teadvusta, mida ta tegelikult teeb, et kui ta projitseerib lihtsalt. Näiteks oma ema, isa, oma hooldajaid, oma õpetajaid, kõikide vendi, õdesid, kui ta teadvustamata projitseerib ja nad mõlemapoolselt ei ole sellest teadlikud, siis see võib olla väga selline nagu ohver, süüdistaja, päästja ikkagi muster ja see on selles mõttes, seal ei saa kõrgemast hingesidemest juttu olla, eks. See on selline jälle see Ameerika mäed ja tänapäeval ma ei näe, et Ameerika mäed on vajalikud. Tänapäeva väga teadlikus ühiskonnas, me küll näeme ühismeedias või sotsiaalmeedias erinevaid selliseid grupeeringud, mis on kellegi vastased või suunatud, aga saate ju isegi aru, et see on päris primitiivne klass, et madalam tase selline, et intelligentsed inimesed ei ühildu sellega, ei resoneeru sellega, vaatavad mööda sellest ja tegelevad iseendaga, see ongi see, et aga sellised huvitavad nüansid, see on lihtsalt minu arvamus, et jah, et tavaliselt 6. elude numbrist üks hing, mida me kõik läbime ja oleme läbinud, üks hing hakkab tajuma või keskenduma või pühenduma püsisuhtele, pühendunud armastussuhtele, paarisuhtele, kus ta tahab investeerida, et seal oleks harmoonia, tasakaal, sünergiline koostöö ja kõik need asjad. Enne seda on see üks suur õppimine ja 5. elude number, mis on seal keskel niimoodi kõikidest kuni 9. Tema integreerib oma 1, 2, 3, 4 ehk siis ürgnaise, küpsema naise aga veel õppiva naise ja siis ürgmehe ja küpsust õppiva mehe integratsioon on siis 5. elude selles, ma näen. See on minu kui selliste kõrgemate hingesidemete õpetaja tähelepanek läbi elude, läbi kliendilugude, läbi mu enda eluvaatluse,
enda ja teiste suhtes, kindlasti on seal veel nüansse, ära pahanda minuga, ma loodan, et sa said aru, mis ma mõtlesin, et vaata, võib-olla leppimine või paratamatus või mõistmine, miks see järjekord on oluline, mitte et keegi on nüüd nõrgem või ta on rumalam, ei, see ei ole, mis ma tahtsin öelda. Sa oled minust valesti ja sa loed mind valesti. Mu mõte on see, et kõrgemas hingesidemes on väga, või elutev kogemus, hingekogemuste läbimisel on väga tähtis see, et sa lepid sellega, mis parasjagu on ja mida sul parasjagu vaja õppida on või kogeda on. Ja tihti vastupidi, mu mõte on see, et vaata, vanemad hinged võivad mõelda, et küll ikka see 3 ikka on selline, on ju, 3 nurkades ja nii. Aga temal on vaja seda kogemust selles elus. Ta ei saa sinna midagi paratada, see on tema elukogemus, et tal ankurduks see kunagi. On ju, et mõistaks. Ja eks ta mõistab ka ja noh, see on selline läbimine ja kogemine. Sellega seoses ma tahan öelda seda, et järgmisel aastal on 2027 aastal on selline nagu 2 ülemperest rinna. Ürgse naiselikkuse energia praegu on number 1, mehelik, ürgse meheliku energiaga ja tunnete kindlasti mehelikku energiat. See on ka, mis on selline number 1 elude numbritega inimeste kogu see elu selline õpe või noh, niisugune läbiv joon. Järgmisel aastal on siis number 2 elude numbriga. Ja kus ühiskond ka õpib praegu seda 1, 2, 3, 4 ja siis see 5 on ju, et on see integratsioon ja natuke suurem tasakaal. Ja järgmisel aastal, siis 2027 aastal, mis kokku on 2, on selline, et väga paljud ülemperest rinna on selline, et ta ei ole alati, mina olen õppinud ja märganud seda, et ta ei ole alati puhas. Tarokaartides on see staar, see täht, tema on puhas teadvus, kõrgem teadvus. Ülemperest rinna tihtilugu võib, vähemalt Eestimaa plaanis on väga palju kuritarvitatakse ülemperest rinna intuitsiooni, seksuaalenergiaga manipulatsiooni ja selliseid asju, et nagu ussitamist on palju, niisugune nagu selline ürgne naiselikkus Eestimaal on ikkagi selline arhetüüp, et salakavalus, ma ütleks. Et ma alati ei resoneeru sellega, siis on ülemperest rinna muidugi ka tagurpidi, siis ta ei ole ülemperest rinna, aga väga paljud kutsuvad ennast ülemperest rinnaks, aga tegelikult kuritarvitavad seda ürgset naiselikku väge ja tihtilugu nende elutees on ka väga palju takistusi nii selles elus kui ka järgnevates eludes selle tõttu. Selle manipulatsiooni tõttu, see on see, mida sa välja saadad, seda sa ka saad, eks. Et see ülemperest rinna võib olla väga puhas energia, aga siin ongi 50-50, võib olla ka väga destruktiivseid ülemperest rinnasid. Eestimaal on öeldakse nõid, eks ju, aga võib olla ka kanaldaja. Tähendab, ülemperest rinna võib olla nii erinevaid. See oleneb, kuidas inimene oma vabast tahtest valib oma energiat kasutada. Kas ta teeb seda destruktiivselt või konstruktiivselt. Ja tihtilugu solgitakse ära see teadlikkus selles vallas. Et arvatakse, et kui ühed on nõiad, et siis on kõik naised nõiad umbes või ülemperest rinnad. Intuitiivsed naised, need on kõik siis nõiad. Päris nii see siiski ei ole. Osad ülemperest rinnad on nagu star quality. Ja osad ülemperest rinnad on nagu devil quality. Ehk siis nad manipuleerivad. Osad ülemperest rinnad on justkui nagu Eva quality ja osad on nagu see madu seal piiblis. Ühesõnaga naise aspekteks. See ongi see, et kuidas sa kasutad, seda sa elus ka saad, eks ju. Ja seda sa ka lood edaspidistes eludes. Nüüd, praegu on väga selline ürgne mehelikkus
ega natuke lõhkuv, eks ta on natuke toores, eks mingis osas, et nagu impulsiivne, eks selline Mars energia on ikkagi õhus ja noh, ühiskonnas on näha, et kaikad ja mis seal kõik on. Ühesõnaga niisugune toores jõud on ju, kontrollimatu jõud. Suur vägi, aga võib-olla ei osata oma väge suunata. Ülemprestrinnaga on samuti. Osad ei oska seda suunata. Osad ei oska suunata oma sisemist väge, oma püha seksuaalsust. Nad ei oska veel, nad õpivad seda 3. ja 4. elude numbri juures. Ja õpivad seda alles 5., 6. ankordub see, tasakaalustub alles. Et see nagu on õppimisjärgus. Aga nüüd ongi see, et meil on alati vaba tahe ja igaüks käitub oma südametunnistuse baasil. See tähendab seda, et just nagu sellel aastal meesenergia on järgmisel aastal naisenergiad, väga paljud niisugused nõiad või sellised, kuidas öelda, tulevad pinnale, kes tähendab ühisväli, just nagu ta puhastab praegu meesenergiaid, mis on destruktiivsed, toob pinnale nad lihtsalt, ühisväli, veevala ja ühisväli. Veevala ja ajastu ühisväli teeb seda, see on puhastustöö, ma olen aru saanud. Järgmisel aastal on naistega nii, et naised, kes on nii-öelda ülempressrinna energias võib-olla destruktiivsed loonud või kuritarvitanud oma võimu, siis nemad tuuakse pinnale. Justkui nagu riputatakse avalikkuse ette. Et avalikult õpitakse, mis on õige, mis on vale, eks ju, läbi teiste kogemuste. Ja kuidas öelda, ja nad, kaob usaldus selliste vastu ära, et nad kukuvad ära ja sõelale jäävad need, kes on star quality ülempressrinnad, sest veevala ja ajastu on star quality. Okei? Et veevala kalade ajastul oli selline salakaval nõidade hullus või põletamine või mingi salakavalus või mingi manipulatsioonid või meeste-naiste vahelised vihad ja nii edasi, võimuvõitlused ja edasi, siis veevala ajastu tahab seda puhastada. Ja just nagu sellel aastal, järgmisel aastal on naistega, just nagu sellel aastal on meestega, järgmisel aastal on naistega, tuuakse pinnale niisugune kvaliteet, eristamisvõime nende vahel. Üks ja sama energia, mees, naine, aga see energia kvaliteet või vibratsioon, seda eristab ühisväli või veevala ajastu toimetab sellisel moel. Ta toob pinnale need. Ja samamoodi on siis 3 ja 4, keisrinna, keiser, ehk natukene küpsem, juba kogenud 1 ja 2 need ära, aga mõnikord ongi nii, et keisrinna või keisri energiasse jäävad veel mingid jäägid nendest 1 ja 2 kogemusest, ürksest. Nüüd ongi nende, kui nad on esimeses ja teises elutees olnud sellised destruktiivsed, siis see kohe annab tunda neile ka 3. ja 4. Ja võib-olla isegi ka 5. Ja siis see 6. elude numbriga, siis nad ei saa sellist nagu tõelist armastusdünaamikat, ühtsustunnet tunda. Ja nad võib-olla mõtlevad, millest sa räägid, ma olen see noorem hing ja ma olen kõike seda tunda saanud, siis ma räägin siin ikkagi püsisuhtes, ma räägin siin ikka tõelisest armastusest, mitte karmasidemest, mitte traumabondist, mis on ka intensiivne side ja võib tekitada tunde nagu eluarmastus. Ma räägin siin puhastest tunnetest, siin selles mõttes, jah. Ja ma räägin üldkollektiivselt, ma räägin seda, et muidugi on erandeid, absoluutselt on igas asjas on erandeid, kuid ma räägin üldsuses. Igal asjal on erandeid ja ma olen kogeda saanud ja näinud neid erandeid ka. Ma kinnitan, et need erandid on olemas. Aga suur enamus on siiski määratud sellises järjekorras õppima. Mina olen Maris Romfletser, valgustöötaja aastast 2012. Loodan, et sul oli siit mingi infokild abiks ja loodan, et sa ei tunne ennast puudutatuna.
vaid saad aru, et elu maal ongi areng. Et mu video võib-olla sisu või mõte on ka see, et vanema hingena, et kui sa mõtled, et me tulime lihtsalt siia ellu niisama olema või tegema või nalja viskama, siis tegelikult mitte. Et see kõik areneb, see kõik, mis me teeme, see on määrav ja see aitab meid isiklikult edasi. Kõik teed viivad iseendani läbi elude ja nii edasi. Ehk meie hing on tegelikult unisex, ta vahetab rolle, maskulin, feminin, aga tegelikult me tervikuna oleme maskulin, feminin tervikuna. On ju, see ongi see mõte ka. Olgu, anna teada, kas see sulle oli abiks, mõistmiseks, ära tunne ennast puudutatuna, kõik on üks suur kogemus ja erandeid on. Ja hinge puudutavaid erandeid on, kuid ma räägin üldsusest. Lihtsalt see leppimises on suur vägi ja vabanemine ka, integratsioon. Aitäh sulle! Pane like, kui see sulle korda läks, kui see sulle mingi kinnituse tõi, mingi vastuse tõi ja kohtumiseni.